tere teisipäeva õhtut, kell on saanud 19.30, eetris on politsei kroonika. Saade kestab pool tundi ja selle poole tunni jooksul heidame pilgu nädala kuritegevusele kui ka nädala õnnetustele, mis on juhtunud. Nii et head vaatamist. Pikemat aega on politseinikele valmistanud muret noored, kes parema tegevuse puudumisel mitmel pool linna suurkaubamajade parklates kogunevad ning seal autodel kihutavad. Tegemist on nii-öelda kiiruskatsetega, kus proovitakse, kelle auto lühikese distantsi peale teiste omast mööda kihutab ja seega võitjaks tuleb. Alguses üsna mannetult hoogu kogunud harrastus on tänaseks päevaks leidnud noorte hulgas toetust ja igale sellisele üritusele koguneb hulgaliselt pealtvaatajaid ning osalejaid. Noored ise on oma ettevõtmisega rahul, aga kaubamaja omanikele selline tegevus ei meeldi. Ei meeldi ka politseinikele. Möödunud nädalal kutsus Rocca al Mare kaubanduskeskuse turvatöötaja politsei välja, kuna noored olid kogunenud kokku selle kaubanduskeskuse parklasse ning tegid seal kiireid tuure, nii et tolm taga. Politsei on õppinud asja praeguseks juba rahulikumalt võtma ning võidukihutajates ei nähta kedagi muud kui huligaane, kel oma rahaga ja ajaga pole muud peale hakata, kui seda päevinenud autode putitamisse matta. Tavaliselt lahendab võidukihutajate probleemi see, kui värvides politseiauto pargib nende raja keskele ja sealt mõnele aktiivsemale ka protokoll väljastatakse. Paraku on lugu selline, et neid värvides masinaid iga noore huligaani valvamiseks ei jätku ning nii saavad noored ikka siin-seal linnas kokku ja korraldavad oma ametlikult sanktsioneerimata üritusi, kuigi linnaisadel poleks ilmselt ka selle vastu midagi, kui noored selle ettevõtmise täiesti ametlikult korraldaksid. Niisiis on politsei mureks noored sellistel puhkudele võimalust mööda laiali saata ning sellega enamasti lugu ka lõppeb. Õnn on, et senimaani selliseid võidukihutamised ei ole õnnetustega lõppenud. Aga kaugel pole ilmselt seegi aeg, kui sarnased üritused toovad endaga organiseerimatuse tõttu kaasa purustatud autod, vigastatud ja hullemal juhul